Mees vaatab tulevikku vidukil silmi ja mul on tunne, et need silmad on vidukil ja ta pisut näeb sealt läbi. Need ei ole päris kinni vist. Ta ujuda oskab. Maailm, mis jääb sellise plakati või kuulutuse või afiši või kuidas teda ka nüüd nimetada taha, on sedavõrd ahistav, haige ja neurootiline ja kõike kokku, et tõesti tahaks ta unustada selle nähtuse. William Henry Talbot ei olnud tegelikult fotograafia leiutates nagu tavaliselt, vaid energiline suvi väike kuulsuse. Tõsi, ääretult raske on arvata, kummale poole see veerem on teed. Mis rand see on? Kus see on üles seatud? Kas see on maastik või meri siin taga? Üks, mida me kindlasti nüüd teame, et see on meri. Mis on selle pildi nimi? Kas see mees, kes mereviiril kõnnib, kas ta on üks juhuslik mees siin? Kas ta teab või ei tea, mis on siin pildil? See siis ei ole mille vari, vaid kelle vari. Ma palun vabandust varju käest ja inimese käest, kelle vari see on. Jah, aga siin ta muutub teeks. Justkui, ehkki ma näen, et ta on vari. Aga kõik tõde ja tee on vaid. Inimene on ka tee. Inimese elu on kas tee või möödakäimine. Tuli meelde Kierkegaardi lause. Kus see lind oli nädal aega enne selle pildi tegemist ja kuhu ta võis lennata 2 päeva pärast selle pildi tegemist. Karta on, et selle muna sees ei ole palju tühjust. Aga kui ta õõnes on, ei tea, kas sinna sisse ka midagi on pandud tulevastele põlvedele, midagi kirjutatud muna ajaloost. Man kuldse oli mõistuspärane teha, kes oma sürrealismi raudselt plaanide järgi välja. Kas need valged asjad peale selle pildilise, vormilise, esteetilise efekti sisaldavad ka mingit autorile eriliselt tähtsat varjatud tähendust? Harry Callahan. Metafüüsmete kuningad. Asjad ja esimeste riskide paiknevad alatisest kaalis kui kaugel. Otsud rõhutakse millelegi, mis asub nende vahel, taga või ümber. Tühjusele, mille pole nägu.
mida tundis fotograaf sel hetkel, kui mees sihtis püstoliga objektiivi suunas? Kuigi need on Peeter Linnapi kunstiteosed, ei ole ta neid kunagi pildistanud. See on Eestis pildistatud või? Need on pildistatud 5 aastat enne tema sündimist. Suvi 1955. Kas need mehed elavad praegu? Autor teab. Huvitav oleks küll teha kõikide nende elus olevate meestega üks kokkusaamine, kus nad meenutavad seda aega või seda hetke. Sest foto ja poseerimine on ikkagi mingi hetk, mis võib meenuda muude hetkede jagas, kuna ta on peatatud aja lõik ja kuidagi viisi tihendatud ja sõrendatud ja välja tõstetud ja aastendatud. See on järjekord, mille lapsena tegin oma köögis ja mis pidi alati olema selline. Ma muutusin väga rahutuks, kui keegi vanematest inimestest oli asetanud need purgid teise järjekorda, sest minu jaoks kõlas see köögiriiul sellisena: suhkur, kohvimanna, jahutangud, riis, pipar, köömed, nelgid, loorber, tee, kaneel. Ja mitte kuidagi teisiti. Jälle tahaks küsida, milline sein, kelle nägu? Äkki ma saan teada? Tükike Ida-Euroopa ja Baltikumi lähiminevikku. Siin on nüüd see aeg peatatud. Jah. No comments. Aga kunagi ma mõtlesin, et kuidas seda lendavat kive, aga ma üritan Mees vaatab tulevikku vidukil silmi ja pisut näeb sealt läbi. Nüüd ei ole päris kinni vist. Kas ta ujuda oskab? Mida ta kardab kõige rohkem, kui ta üldse midagi kardab? Mugavust.